Ahoi, rahvas! Tõnis, talvepoolitaja siin. Te ju teate, et minu nimepäeva peetakse 17. jaanuaril. Mul on väheke veider perekonnanimi, sellepärast et minu nimepäeva paiku on talv enam-vähem poole peal ja võib hakata juba kevadet ootama. Mulle endale meeldib talv väga. Igal pool on kõrged hanged, ümberringi valge vaikus ja rahu. Ainult ränirahva kopsimist on siin-seal kuulda. Vahel lippab üle lageda põllu mõni kergejalgne metskits või ilmub võsa vahelt metsseakari. Valget vaikust saab nautida muidugi siis, kui elad kusagil maakohas või võtad vanematega nädalavahetusel ette mõne toreda loodusretke. Talvine värske õhk värvib põsed punaseks ja teeb tervisele palju head. Ükski õel viirus ei julge sulle naljalt ligi hiilida, kui suusatamisest, uisutamisest lugu pead või vabad tunnid Kelgumäel veedad. Väga vanal ajal ootasid inimesed pikisilmi, millal minu nimepäev ükskord kätte jõuab. Nad pidid ju selle saagiga, mis sügisel salve koguda õnnestus, kevadeni vastu pidama. Vanarahvas teadis, et kui pool inimeste ja pool loomade toidutagavara on minu nimepäevaks veel alles, siis ei pea nälga kannatama. Tollal polnud ju supermarketeid ega muid poode, kus sai iga päev osta kõike seda, mida parasjagu vaja oli või mille järele isu tekkis. Küllap sellepärast, et inimestel pole enam toidupuudust ja poed on kogu aeg lahkesti avatud, ei panda minu nimepäeva enam õieti tähelegi. Olgugi, et see on kalendrites ära märgitud. See teeb mind vahel väga kurvaks. Aga eks ma pean leppima, et ajad muutuvad. Vanarahvas ütles, et mina, Tõnis talvepoolitaja, olen see mees, kes murrab talve selgroo katki. See on natuke viguriga ütlemine. See tähendab seda, et suured talvekülmad peaksid minu nimepäevaks läbi saama. Minu nimepäeva öösel käisid vanaaja inimesed õues kuulamas, kas kostab mingeid hääli. Kui oli kuulda kõva praksumist, öeldi, kuulsid, talve selgroog murdus. Päikega soojendab päeval juba nii palju, et katuse räästas hakkavad jääpurikad tilkuma. Iga tilk toob kevade lähemale. Talve üks silm hakkab vett jooksma, ütles vanarahvas. Kui minu nimepäeval paistis kas või niigi palju päikest, et mees jõudis selle aja sees hobuse selga hüpata, usuti, et kõik inimesed on aasta otsa terved ja tuleb imeilus suvi. Laseb heina teha ja viljadel võrsuda. Rannarahvas uskus, et minu nimepäeva auks sünnib merejääle esimene hülgepoeg. Tõnisepäeval söödi vanasti sealihast tehtud toite, näiteks kruubiputru sealihaga. Minu kuulus sugulane pühamees Antonius on ju teatavasti sigade kaitsepühak. Vanaaja inimesed uskusid, et kui minu nimepäeva õhtul viia mõne püha puu juurde natuke sealiha või koguni poolik seapea, siis kasvavad sead hästi ja keegi ei pea nälga kannatama. Püha Antoniuse järgi ongi Eesti poisid saanud nimeks Tõnis või Tõnn. Tõnn on olnud ammusel ajal koguni nii püha mees, et tema kujukest hoiti väikeses karbikeses kui kodujumalat ja teda peeti meeles väikeste kingitustega. Kui sina tahad mind meeles pidada või proovida teha minu kuju, väike kodujumal võib ikka kuskil riiuliserval inimeste tegemistel kaitsvat pilku peal hoida. Vaat selline lugu sellisest raamatust.